Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tervist, tennisesõber! Matchpalli 43. saade läheb eetrisse jõulunädalal ja läheb eetrisse endiselt Delfi podcasti stuudiost siit samast Tallinna kesklinnast. Minuga endiselt on selle pika aasta ära kannatanud Riho Kallus kaassaatejuhina. Tere, Riho! Tervist! Millal paarismängu viimati mängisid? No nüüd viimased paar nädalat ei ole mänginud, et ei teagi, millal jälle saab. No loodame, et 3 nädala pärast saab. No ehk saab, jah. Aga teeme täna natuke teistmoodi saate, et meil ei ole siin stuudios peale meie mitte kedagi, mis on natukene harjumatu selline intiimne lähedus Rihoga. Meil on laual jõulušokolaad, me ei hakka selle firma nime ütlema, sest kopikat nad meile sisse kahjuks ei too, aga teeme sellise saate, et räägime natukene ühest mehest, kes reedel teatas oma karjääri lõpetamisest Eesti Päevalehe veergudel ja samal õhtul ka ERR-is. Ja siis teeme väiksed üllatuskõned teistele meie tenniserahva esindajatele ja küsime, kuidas nad selle aasta üle elasid ja mida põnevat neile uus aasta toob. Aga Riho, võib-olla sinu reaktsioonid sellele reedesele uudisele, kas tuli šokina? No eks ma natuke teadsin seda, et Jürgenil sellised plaanid ja mõtted on, aga loomulikult selline uudis tuleb alati šokina ja ma alati oma peas mõtlen, et milliseid emotsioone sportlane sellel hetkel tunneb, et need võivad olla nagu nii ja naa kahetised, et ühtepidi võib-olla inimesed tahavad oma elus uut lehekülge pöörata ja see on tohutu ju töö ja energia, mis sinna läheb, et seal karussellis võidelda. Teisalt kahtlemata võib jääda ka teatud kahetsus, et äkki prooviks veel midagi ja võib-olla mingeid asju, mida karjääris ei suutnud ja no ei oska öelda, seda on väga raske teise mehe pähe vaadata, et on mul kokkupuuteid olnud erinevaid, on mängijaid, kes on karjääri lõpetamisel väga õnnelikud, et neil on see selja taha saanud ja on õnnetuid lõppe, et väga raske öelda, kuidas see Jürgenil. Aga eks me kuuleme, mis Jürgen meile räägib. Kuuleme, kas ta on viimased 3 päeva olnud õnnetu või õnnelik mees. Ja Jürgen on meil teisel pool toru otsas. Tere, Jürgen, oled sina? Ja mina ikka, tere. Me siin just spekuleerisime, et oled sa nüüd pärast seda reedest teadet õnnetu või õnnelik mees? Ei, ma arvan ikka selles mõttes, et ei ole muutud, ma arvan see väga, et pigem ikka õnnelik. Ega see võtab natuke aega harjumist, et selles mõttes ikkagi ja minu jaoks oli otsus tehtud varem, et kui mitte reedel, et võib-olla reedel tuli see lihtsalt vähe, inimesed said võib-olla rohkem teada sellest, et kas oli eelmine neljapäev või eelmine reede, selles suhtes ei ole midagi muud. Millised need reaktsioonid 3 päeva on olnud, kui punane su telefon erinevatest sõnumitest ja ma ei tea, õnnitlustest on? Ikka on tulnud sõnumeid või mõni on helistanud ja selles mõttes väga, väga nagu meelt liigutav on olnud, et mõned nagu õnnitlesid ja mõned võib-olla olid natuke üllatunud, aga selles mõttes tore on. Ma ei mõelnud isegi selle peale, et hakkab mingid sõnumeid tulema selle teate peale, aga inimesed on selles mõttes näha, et ma ei tea, olid kursis sellega või jälgisid uudiseid. Kas inimesed olid pigem tubli, õige otsus, soovin sulle jõudu edaspidiseks või pigem oli selliseid, Jürgen, et miks nüüd? Mida sa teed? Rohkem oli ikka niimoodi, et öeldi, et pigem nagu öeldi karjääri kohta nagu õnnitleti või niimoodi, et selles mõttes, et kas otsus selles suhtes eriti ei kommenteeritud, et ma arvan, et nii ongi nagu õige, et õnneks selle kohta ei olnud palju kellelegi öelda, et kas õige otsus ei ole otsus. Kas trennis oled pärast seda lehelugu käinud? Trennis ja olen küll, täna käisin isegi trennis. Kuidas seal vaadatakse, et Jürgen, mis sina siin teed? Ja ma olin trennis isegi sama päev, kui see lugu välja tuli, et siis võib-olla mõni küsis küll, et aga see, et juba mõtlesid ümber? aga ei, selles mõttes, et nüüd professionaalselt võistlus ei tähenda, et ei võiks vahest tennist mängida ja mul on ju mänge mängida küll järgmine aasta veel, et Soomes on vaja klubide karikas ära võita.
et see karjääri peaeesmärk on veel täitmata, et tulla Soome meistriks. On sul juba kokku lepitud matšid ja paika pandud taktika? Ei ole. Ei, tegelikult see hooaeg seal on poole peal, et ma olen mõned mängud juba mänginud ja tegelikult detsembris ka olema, aga siin koroona pärast lükati nüüd jaanuarisse. Ei, see on pigem lihtsalt tore mängida ja natuke antakse taskuraha, et selles mõttes ei nüüd nii väga, aga ikkagi hoian vormis ennast, aga nii suur tõsiselt seda ei võta, et nagu ei ole päris see võistlus, nagu olen harjunud. Natuke vabalt võib seda võtta. Kuna meil on ikkagi jõulusaade, siis millised su pühad tulevad? Peab küsima. Ja, eks nad tulevad teistsugused, et on meil suht suur seltskond laua taga ja vanaema vanaisa, et seekord võib-olla peab piirduma ainult niisuguse jalutuskäiguga ja et selles mõttes oluliselt väiksema seltskonnaga möönduvad ja proovime hoida üksteist. No sa oled ju jõulu veetnud, ma arvan, et igas maailma otsas, et on olnud ka selliseid ettevalmistusi vast, kus sa oled kuskil seal soojal maal juba olnud? Ja, on juhtunud, jah. Ma arvan, 3-4 korda olnud seal Tais sooja ettevalmistust tehes ja üks aasta, kui ma Hispaanias treenima läksin, siis ma detsembris olin enamus aja Hispaanias ja siis me sõitsime juba vana aasta sees Austraaliasse, et selles mõttes. Aga neid kordi on, ütleme, ma arvan, 5, 6, 7, võib-olla jah, umbes 5, 6 pigem. Et ma ka nagu karjääri ajal sain olla kodus jõuludel, et ei ole selles mõttes midagi uut, et ma ikka viimased jõulud olen kodus olnud. Riho, tahad ka midagi Jürgenilt karjääri kohta küsida? Tere, Jürgen! No tere, Riho. Riho teab kõike. Kõrval olnud sinu kõrval kõik need aastad? Ja, muidugi. Ja, Riho oli isegi mõnda aega mul ju manageri rollis, ma ei tea, kas Gunnar teab seda, aga... Ei teadnud. No, jah, kui las Riho räägib teile, kuidas minuga oli. Ja. Mul lihtsalt, kui ma seda uudist lugesin, siis mul hakkasid igasugused pildid mälus jooksma seoses sinu karjääriga ja nii palju, kui mina nende üritustega kokku puutunud olen ja sinu erinevate hetkedega kohe üks, loomulikult igasugused erinevad Davis Cup kohtumised ja Davis Cup matšid ja teame ju, et sinu lemmikväljak seal Tondi tennisekeskuse teine väljak on, kus sa oled ikka maailma top 50 mängijaid alati kottinud korduvalt, kus on ju väga suurepärased võite, aga mulle meenus kohe muidugi see meie Austraalia reis, kui sa oma karjääri jooksul esimest korda kvalifikatsioonist põhiturniirile murdsid, see oli vist, mis aasta see võis olla? 2012 ja see oli uskumatu kvalifikatsiooniturniir, mäletan seda, see tuli kohe meelde. Ja, see olite vähe suurema kambaga seal ja siis seal oli ka need pikad mängud, sest esimese mängu võitsin 5 matšpalli pealt ja siis seal üks mäng oli 11-9, et seda vist ilma teieta ei oleks teinud seal tõesti, et ja siis tuli mul meelde, kas sa olid siis äkki 15-aastane, kui me tegime seda aastalõpu Masters turniiri, korjasime raha seal tennises, või olid see 17-16, no ikkagi noor üsna. 17, ja, et olid siuksed huvitavad ajad, Rocca al Mares oli see turniir. Ja, see oli siuke suur üritus, jah, meid oli vist 6 seal ja siis oli siuke, sinnamaani vist olid nagu Eestikad olid siuksed pigem väiksem üritus, siis vist see oli 2006 aasta lõpp ja vist tehti, aeti suured rahad kokku ja... Suured rahad aeti kokku ja... Poistel käed värisid. Poistel käed värisid. Ja, just. Ja siis muidugi loomulikult erinevad Saaremaal turniirid ja tulevad meelde. Saaremaa Openid ja need Futures turniirid. Mitu aastat seda Futuresit oli üldse Saaremaa? Seda oli vist 5 aastat, ma mäletan, kui sa seal... Siis oli just see aeg, kui sa oma esimesi punkte korjasid. Ja. Ma vist ühe korra poolfinaali jõudsin, aga Jaak võitis ära. Ja. Noor olid veel. Ja loomulikult Soome Challenger turniiri võit, kui me bussiga tulime selle kaasa elama kõik. See oli mega emotsioon. Ikka eredamalt on ikkagi need meeles, kus on nagu oma inimesi olnud nagu vaatamas, et mida rohkem seda nagu suurem emotsioon ja
aga See on, üks pilt muidugi, kus ma ise juures ei olnud, aga mis mulle kohe tuleb meelde, on see, kui sa French Openi väljakul nii-öelda langesid peale seda võitu. Sellest on mingi Aegluubis pilt tuleb meelde, kui sa niimoodi kokku kukud nagu kott seal väljaku peale. Kahjuks ei olnud ühtegi fotograafi juures, sellist pilti pole olemas. Ei, aga videos, videos see hetke, mul kuidagi see, kuidas sul see kõik see koorem langeb õlgadelt, see on uskumatult äge emotsioon. Oleks siuke pilt olemas, ajaks raudselt selle artikli. Ma ei tea, mis ise tol hetkel tundsid või mõtlesid? Ja ma arvan, eks see oligi pigem, ma arvan, see kergendus oli isegi tugevam emotsioon kui see võidutunne, et pigem see lõppes. 4,5 tundi mäng on, siis on pigem jah, seda pinget seal nagu jagub, et see oli uskumatu. Et siuke võidurõõm ja see tuleb nagu mõne aja pärast, aga algus on jah, see pingelang on siuke. Ja, me just enne arutasime ka ja mõtlesin ka, et huvitav, et mida sa oma peas tunned, kas pigem nagu kurbust või pigem rõõmu ja siis ma ise mõtlesin, et sul küll nagu väga põhjust kurbust tunda ei ole, kui sa oled läbi aegade parima rankinguga meestennisist Eestist, et võid nagu uhkelt selja sirgu ajada. Ja, aga ei, selles mõttes selles suhtes mingid meeletud siukest pingelangu või mingid hirmsat rõõmutunnet ka ole, eks see kõik on siuke uus ja natuke harjumatu, et selles mõttes praegult on siuke, ütleme natuke siuke segamini on need emotsioonid, et mõnes mõttes mul on hea meel, et ma ei pea kuhugi, ma ei tea, kuhu iganes sõitma kohe jaanuaris. Poola või Tunisiasse või kuhugi Usbekistani või, et selles mõttes neid on käidud küll juba, aga ei, selles mõttes, et siukest võistlemist ja head tulemust ja seda tunnet, mis on mis sind valdab, kui oled midagi saavutanud, et seda tuleb nüüd mujalt otsima hakata. Aga ei, selles mõttes ma arvan, kõik on hästi. Võib-olla natuke vara veel küsida, et kui palju sul selliseid uusi väljakutseid juba on peas? Jaa, ma arvan võtad rahulikult. Praegu mängid gitarri. Ma mõtlen, sa küsid mu käest, et kas on vara küsida, et millal ma uuesti mängima hakkan. No see võib juhtuda siin üsna pea. Oled panuseid teinud juba? Teeme Riho panuseid mitme aasta pärast, on Jürgen Davis Cupi kapten. See on ju klassikaline. Tippmängija lõpetab ära, paari aasta pärast istub seal pingi otsal. Jürgenil oleks palju anda. No ma arvan, Eke teeb seda tööd praegu minust paremini, et las Eke olla veel siuke 15-20 aastat, siis vaatame. No ütleme siis nii-öelda kaaskapten. Nagu kaassaatejuht. Ei, ma arvan, et siin selles mõttes ei ole tõesti, seda ei ole midagi, et ma arvan, et kui keegi arvab, et nüüd on hirmus kurb olla, siis kindlasti nii ei ole. Kuule, aga me täname sind veel kord selle karjääri eest ja täname, et sa olid nõus ka täna telefonitoru tõstma. Soovin sulle ilusat pühi ja veel paremat uut aastat. Nüüd hakkab vist täiesti uus elu. Jah, ma arvan küll, aga igal juhul tänud, et helistasite ja teile ka kõike ilusat jõuludeks. Jürgen, ma tahtsin öelda, et igal juhul mina olen su fänn, sõltumata sellest, kas sa mängid või ei mängi. Ja, mina ka. Jätkan fännlust. Oleme Soomes kohal. Jah, kuule, aitäh. Aitäh sulle. Ait pühi, Jürgen. Kena päeva. Tšau. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Meie Matšpalli jõulusaade jätkub järgmise ohvri küsitlemisega, kelleks on sellel aastal Eesti Tenniseliidu auhinnagaalal parimaks Eesti juunioriks nimetatud Katriin Saar. Tere, Katriin, sulle! Tere! Kuidas sul läheb sel jõulueelsel päeval? Kuhu oled minemas, kust tulemas? Just istun praegu oma Kiias, sõidan Tallinkis trenni juures. Kuidas su trennid hetkel välja näevad? Me oleme su sotsiaalmeediast näinud, et sul oli väike lõikuse moodi asi. Ja mul jalast võeti välja 2 süsti ja siis lihviti ka luu väiksemaks, et seal tekkis mingi hõõrdumine ja värk, aga selles mõttes, et ma ei saa päris normaalselt kõndida, ilma valutama ei saa üldse kõndida. Nii et trennid näevad välja siuke, kas seisan koha pealt teen või tooli pealt istudes
keegi viskab mulle palli ette. mis see prognoos on, millal sa saad mängida? Mul oli nüüd 8. oli see opi moodi värk ja arst ütles, et kui aega peale opi, siis võiks nagu hakata siuke kiiremaid liigutusi tegema. Et ma praegu ei tohi oma jalga täiesti välja sirutada. Siuke 8.–10. jaanuari üritan nagu jooksma hakata. Aga ma ei tea, millal ma täiskoormuse tennist teen, aga see on kõik hästi individuaalne, nii et vaatan jooksvalt. No sa oled hoolimata kõigest, mis saatus, milliseid kivisid sulle ette veeretab, oled sa äärmiselt positiivne ja seda me nägime seal Eesti Tenniseliidu auhinnagala kõnes samuti. Kes võib-olla ei näinud, siis tegelikult see gala on üleval Eesti Tenniseliidu Facebookis, ta on võimalik ka järgi vaadata. Aga räägi, Katriin, mis oli sinu selle aasta tipphetk? Minu aasta tipphetk, issand jumal, mis see aasta üldse toimus? Ei, ma tean muidugi. Sa vahetasid keskkonda? Jah, akadeemiasse minek. See on 100% minu tipphetk. Lihtsalt üldse nagu Barcelonasse elama minek ja need inimesed, mis seal on, see nagu keskkond seal on nii sõbralikud kõik ja nii toredad ja nii lahked ja kui sa oled ümbritsetud nii positiivsete inimestega, siis nüüd olen mina ka positiivse inimene. See kindlasti on number 1 ja ma ootan juba, millal ma saan sinna tagasi minna. Kas positiivseks teeb ainult see kliima või teile pakutakse see midagi, mis teeb nii positiivseks? Ei, see kliima iseenesest ei olegi nii palju erinev selles mõttes, et nüüd kui on jaanuar, detsember, siis hommikuti kell 8 on ikka külm mängida. No seal on mingi 6 kraadi või? 8, et väga soe ei ole. Muidugi lõuna poole on juba võib-olla 20, aga ma ei tea, mis seal jaanuari lõpus on. Kindlasti keset suve on seal ikka väga-väga soe. Aga see mulle juba ei meeldi, mulle meeldibki pigem jahedas olla. Lihtsalt ma ei tea, mis neil on. Kõik on nii toredad ja nii lahked, ma ei tea, eestlased võiksid õppust võtta nüüd. Absoluutselt. Kuidas su pühad tulevad ja mööduvad? Kus sa neid veedad ja kellega ja kuidas? Jõulude ajal olen ma koos oma perega. Ma ei teagi, kas meil mingi pidu nüüd selle koroona pärast toimub või on lihtsalt minu ema, isa, õed ja äkki kutsume mingi vanaema ka sinna kuskile. Aga jah, lihtsalt kodus ja mingi õhtusöök ja jagame kinke ja vaatame telekat. Ja aastavahetuse kohta ma veel ei tea, aga ilmselt olen Tallinnas. No ma olen alati mõelnud, mida tennisistid sünnipäevaks ja jõuludeks endale küsivad, mis sinna sussi sisse pannakse. Mis sul harilikult kuuse all on, sinul kui tennisistil? See on piinlik, sest ma ei mäleta, mida ma eelmine aasta mängin. Ega ma ei taha midagi, ma ei küsi ka midagi kellegi käest. Selles mõttes, et ma ei oota saada kingitusi. Mulle meeldivad ise tehtud kingitused. Näiteks, ma ei tea, mu parim sõbranna kudus mulle salli jõuludeks. See oli minu meelest väga-väga armas. Ma ei ole selline inimene, kes tahaks mingi uusi telefoni või arvuteid või midagi sellist. Et kui inimene lihtsalt mind meelest pidanud, siis see on juba väga-väga armas. Reketi keeled on selline klassikaline kingitus. Ei tennisega väga... ema võib-olla otab mingid riideid mulle, aga rohkem nagu tennisega tõestuvat ei ole. Tahtsin sinult küsida, et me tegime eelmisel aastal ühe toreda video sinu kunstiprojektist. Kas see tohutu Roger Federeri pilt tennisepallides kokku pandud, kas see on endiselt Tallinki keskuses või on selle mõni rikas kunstikaupmees ära ostnud? Ei ole, keegi ei tahtnud seda. Ma ei tea, mis toimus, aga keegi ei ole tahtnud. Vähe promo. Tundnud selle vastu. Võib-olla tõesti. Ei, aga see on praegu mu ema töö juures. Nende selle mingis kabinetis oli, ma ei tea. Vähemalt keegi vaatab aga seda. Jah, täitsa raisku ei läinud. Aga ma arvan, et see tulevikus tuleb kui ma enda maja ostan, siis sinna see läheb. Peame küsima uusaasta soovi ka. Mis see on? Uus
uusaasta soov. Need paremad jätta endale, meile võtta sealt 3.-4. kuskilt. et kõigil tervist jätkuks ja et ma tunneksin rõõmu selle üle, mida ma teen ja tunneksin ennast õnnelikuna. Aitäh, Katriin, meie hoiame sulle pöialt nii või naa ja ootame sinult järgmisel aastal ilusaid kingitusi ilusate tulemuste näol. Nojah, eks ma üritan. Aitäh! Aitäh, kõike head! Ja kõike head! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Ja meie järgmiseks külaliseks selles jõulusaates on mitte väga kaugel Eestist, aga ikkagi piisavalt Pasi Virtanen, Jürgen Zoppi endine treener. Tere õhtust! No tere õhtust teile ka. Eesti keel on veel meeles? No midagi on. Mul on üks Eesti kanali kodus ja Jürgen on vahest olnud siia paar sõna rääkida ja on mingi uudised vaadanud Eesti tenniseliidu. Pasi räägib väga hästi eesti keelt. Mis see üks kanal on? ETV1. Jürgen Zoppi uudis karjääri lõpetamisest oli sulle uudis või teadsid sa sellest varem, kui see lehes ilmus? Väike üllatus küll oli, aga nägime suvella ja sügiksel rääkisime paar sõna ja ma sain aru, et nüüd on viimane käigu veel sisse ja proovida järgmine aasta, kui oli olemas oli seda rankingua, oli mingi protekti ranking oli veel olemas ja oli küll üllatus ja mul oli kahju küll, et läks näin. Aga mis sa ütled, ikkagi vägev karjäär oli, eks? Et midagi kahetsema küll ei pea? Täpselt nii ja minu treeneri karjäärin suurimad momendid oli seas ka, et oli küll mitu hea mängu ja igal poolel käisime ja oli tore olla elada kaasa siin. Aga mis sul tuleb sellest ajast tipphetkena meelde? No esimene turneeri läksime koos, oli Türgis ja võitu tuli kohe ja teinen nädala samamoodi. Se oli ITF Futures tasemelillä ja aasta oli 2010 ja sieltä start oli niin hea ja Jürgen proovis mitäkin Challenger tasemelillä ei vielä läinyt niin hästi, aga sykiksel tuli ensimmäinen viitu Suomessa Tampere Challengerissa ja niin se asia läksi edasi ja se oli vielä Challenger tasemella yksi sammutti rohkein, että tuli ensimmäinen finaaliko Uzbekistanista. Puolfinaali tuli puolfinaalikohta tuli Uzbekistanista ja jätminen olikin se finaalikohta, oli kuskil Hiinassa ja perästä Kaasanista vyity. Järkinen sammutti oli se steppi, että ATP-tuurille proovimaan. Läks minkin 12 kuuta voi paljon edasi ja tuli kvalista ja pari rinkiä Stockholm, Båstadissa. Oli sinut aikset. Keda või milliseid gruppe sa praegult juhendad? No, mul on HVSin klubi miehet ja parimmat nuoret poisit. Meillä on sellainen 16-18 mänkijä ja oma pois Otto on siellä kanssa. Me parimmat on ATP-tasemelillä. Aika ne on 4 tykkiä. Otto on parin, nuorimmat on 16-17 Suomen tasemelillä. Kuidas Ottol läheb? Millist potensiaali sa näed Ottol? No, se sellainen korona-aasta on ollut, aika mitäkin tuli Pärnus ensimmäinen vyyti ja Kazakstanissa finaaliko 25 000 matsissa ja on mitäkin arentanut kyllä se aasa juoksukaan ja Järkminen on vielä tehdä mitäkin IPS-tasemelilla ja olisi vajaa proovita
kerkeä Challenger tasemel ka. Trenni ja iga päev on vaja teha. No 19-aastaselt maailma 610 reket tundub päris okei saavutus. No on küll, että punktit on ollut. Se aastalla ei niitä röstluset ei ole niin paljon ollut. Ja sieltä voitat ITF-tasemelilta, niin parmeen kun voitat on 2 punktia ja terve turneeri 10 punktia ja sieltä tehdä se töys ei ole niin lihtne. Kui suurelt Otto ise unistab? Ei taha sellistä. Tasemelille, että kuidas tanssut on, että Sillästi mä näen, että siellä Challenger-tasemelillä on järkmisellä aastalla vai 2 aastaa perässä, niin on mitäkin. Ja sieltä on se ainut on ATP-tasemelillä. Kuidas Soomes hetkel selle viirusega olukord on? Kuidas see tänavapildis välja näeb? Või kas või tennisehallis? Ei, on normaalisti tenniskeskuksissa. Situatsioon pole niin halpa. Muutenkin Helsinki, siellä nakattuneet on rohkeammaa, teinen puoli Suomesta on mitte niin paljon. Aga Temmiksellä on läinyt kyllä okei. Täytyy okei siinä. Trenniä saa tehdä, keskukset on lahti, ukset on lahti ja tunnit on keerulliset. Meillä on niin paljon, että kaikki tahavat mänkitä tennis nyt. Suht turvallinen spordiala nyt. Kuidas jõulud tulevad ja uus aasta teie perele? No ei. Vana ema tuleb ja yksi lapsella. Ei niin paljon rohkean rahvasta ei tehdä kokkua, aga 25 söydämme Dubaisse ja hakkaamme trennimään. Otto jopa siellä puhkaa se nädala ja järkinen nädala hakkaamme trennimään siellä pari nädalaa väliässä ja takas sieltä ja oma työ lähdet töölle siinä januarissa. Te elate ikka Helsingis, jah? Jaa. Tämä oli tennisekeskuksen kõrval, 200 meetrit sealt. Aga aitäh sulle, Pasi, et olid nõus meiega paar sõna juttu rääkima ja soovin loomulikult häid pühi ja veel paremat uut aastat ja loomulikult Ottole ka kõige paremat. Saamat sõnast teile ka, häid pühi. Häid pühi, Pasi. Nägemist. No nii, nägemist. Ciao. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere, no nii, ega me siin saates pikka pausi ei tee, meil on juba järgmine ohver. Toomas Kuum, tere sulle! Tere! Kuidas sul läheb sellel kiirel pühade nädalal? Shoppad? Ei, ütleme niimoodi, et nii palju ma olen ikkagi koroonaviiruse aegsel perioodil olen alalahoidlik, et ostusid sooritamas ei käi. No mis sa siis paki sisse paned? No paki sees õnneks on nii palju varusid, et on paki sisse mida panna. Toomas, sa oled suur liigatennise korraldaja. Kuidas sellisel ajal üldse korraldada on mingit võistlust? No ütleme niimoodi, ma läheksin tagasi kevadesse. Et pigem oli see olukord, kui see katkes kõik see võistluse hooaeg ja paraku praegu on ka väike paus, ma ei tea, kui pikaks see muidugi venib, siis ma võiks ütelda niimoodi, et inimesed tahavad tohutult sporti teha. Ja tegelikult on just see kurb, et mul on nii mailbox kui telefon on punane, et kas ikkagi ei saaks kuidagi turniiri korraldada, aga paraku reeglid on sellised, et neid korraldada ei saa. Aga ma kujutan ette, et kui see praegune paus läbi saab, siis on tohutu surve ja inimeste voog on hästi suur. Ja olen sunnitud olnud ka mingitel perioodidel tegema piiranguid. Selles mõttes, et osavõtjate arvu osas, sest on teatud nõuded, et rahvamassi oleks liiga suur, aga üks positiivne moment on see, et siin enne, kui nüüd piirangud tulid, siis inimesed olid väga korrektsed. Võistlustele saabusid inimesed maskides ja pidasid endast kehtivatest reeglitest ilusti kinni. Kuule, aga kirikutes pidi ju saama?
no jah, et oli küll üks selline mõte, et selline nali muideks jooksis läbi, et võiks nagu kuulutada, et kiriku spordivõistlused, et selline mõte käis küll tõepoolest läbi, et noh, nali naljaks, aga kui minu arvamust tahta teada, siis ma näen teatud vastuolu küll selles. No lubati vist, et ise rääkisin asekantsleriga, lubas, et vaadatakse 3 nädala pärast vähemalt, kui võeti täielikult maha, siis vaadatakse need erisused üle, et tennisesse võib-olla suhtutakse nüüd ka kuidagi sõbralikumalt. No ma tean, et ütleme, tenniseliit on siin olnud ka ikkagi õnneks võtnud selle sama joone, mida ka mõned tennisekeskused on, spetsiaalne kiri ju isegi läks Kultuuriministeeriumisse, et minu meelest, kui nüüd päris aus olla, siis vähemalt üksikmänguturniirid pidamine võiks erinevates kategooriates täiesti toimuda, sellepärast, et 2 inimest väljakul, no seal on ju tegemist vähemalt mingi 700 ruuduse pinnaga ja kõik on võimalik niimoodi korraldada, et tegelikult inimesed väga teineteisega ei lävi ja minu meelest peaks küll vähemalt nüüd alates 4. jaanuarist, et võiks ikkagi teatud viisil vähemalt üksikmänguturniirid, kui mitte paarismängu, siis vähemalt üksikmänguturniirid võiksid toimuda ja see oleks üsna loogiline lahendus. Toomas, sinu lõppeva aasta tenniseelamuse top 2? Top 2, mitte top 3, nagu tavaliselt öeldakse, aga kindlasti Merko Kapp. Rehole näpud püsti. See oli väga, ja teine asi on see, et noh, õnnestus ka neid mänge ise kommenteerida koos härra Lehtmetsaga, et väga suur elamus. Ma püstitasin muideks oma rekordi. Et kui enne seda minu rekord oli järjest kommenteerida 11,5 tundi, siis see rekord sai ületatud. Väiksed pausid olid küll seal mängude vahel, aga mitte suured, nii et 12 tundi sai täis. Nii et ütleme niimoodi, et igatepidi on see tõeline elamus. Ja kui nüüd rääkida mitte küll, ütleme, need Kontaveit tõepoolest jõudis Austraalia lahtisel veerandfinaali, siis ma ikkagi paneksin teisele kohale tema Fed Cupil. Nüüd enam ei ole Fed Cup, nüüd on hästi keeruline nimetus Billie Jean King Cup, mis minul tekitab palju küsimusi, aga siis oli veel Fed Cup veebruari alguses, kui ta mängis Linna Svitolina vastu ja võitis, mida mul ka õnnestus kommenteerida seda mängu, et see oli tõeline elamus. Ja, see oli vinge. Ja. Mida sa soovid näha Eesti tennisistidelt uuel aastal? Milline on sinu salasoov? No salasoov on see, et keegi, kuidas öeldakse, ei viskaks püssi põõsasse, kui jah, Jürgen Zopp küll lõpetab oma karjääri, suurepärase karjääri, ma saan aru, nii nagu ta välja kuulutas. Ma usun, et kõige tähtsam on optimism ja noorematel tennisistidel, kes meil on järgmised põlvkonnad tulemas, on need kas 14 või 16 või 18 aastat vanus ei ole oluline, et nad ei kaotaks usku ja võtaksid eeskuju nendest Eesti tennisistidest, kes meil on tipule väga lähedal olnud ja loomulikult nii Anetile ja ma loodan, et ka Kaia ka ikkagi ei jäta oma karjääri pooleli, et no ootame tulemusi, mis siin ikka, et suure slammi turniiril võiksid keegi meie 2 naisest võiks ikkagi oma elu parima resultaadi näidata. See tähendab seda, et Kaial on muidugi raskem seda teha, aga Anett on kindlasti ka võimeline oma veerandfinaali kohta, mis tal Austraalia lahtistel oli parandama, nii et ootame sealt tulemusi ja mõni noor võiks ka üllatada väga meeldivalt. Toomas, mis sa hindad, kas Jürgenist jääb Eesti meeste tennisesse mingi tühimik mõneks aastaks? Jah, mingi periood tõenäoliselt jääb, ei ole midagi teha, sellepärast, et need mõned mängid Kristjan Tamm, kes võitis ITF-i turniiri, siis ütleme korrata midagi sellist ja jõuda need seisisajasse, et siin tõenäoliselt jääb tühimik. Ja selles mõttes on natuke kahju, et meie naised on küll viimastel aastakümnetel olnud edukamad ja noh, ma loodan väga, et me oleme väike riik ja meil on muidugi raske läbi lüüa, aga arvestades, kui palju meil on tennisekeskused ja kui palju tööd tehakse selle nimel, et uus Jürgen, vähemalt uus Jürgen meil ikkagi on tulemas. Loomulikult. Soovime sulle, Toomas, edu tegemistes, töös, kõiges muus. Kuidas sul jõulud mööduvad? No ma arvan, et seekord rahulikumalt, et tavaliselt meil on suur tennise suguvõsa, kui nii võib öelda. Ja. Et me reeglina käime kogu suguvõsaga koos jõulude ajal, et seal on vahest ka kuni 30-40 inimest lausa koos. Kingipakid, noh, need on rohkem küll järeltulevate põlvkondade pärusmaa nii-öelda, aga seekord jah, et meil on selline idee olnud, et me siiski
vanema põlvkonnaga püüame sidet pidada kas siis Skype'i või millegi kaudu, nii et me soovime kindlasti teineteisele häid soove ja ütleme, side ei ole katkenud, aga jah, kokku me ei tule niimoodi, et ikkagi pereringis päris nii-öelda igaüks oma väikses pereringis peab seda jõulupüha. Ja mõistlik. Kannatame selle aja üle ja järgmine aasta äkki... Uue auruga. Jah, uue auruga. Aitäh sulle, kõik head! Ja, kõik head ja edu matšpallile ja kõigile, kes tennise elu kajastavad. Nii et tennisnetile ka! No aitäh, suur tänu! Aitäh! Aitäh, Toomas! Ja kõik head teile! Ja, tšau! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Järgmisele külalisele ma ütlen kiirelt saatekuulajatele ei vaja pikemat sissejuhatust ilmselgelt, sest tegemist on Maret Aniga. Maret, mis tegevuse pealt me sind hetkel tabasime? Kus sa paikned ja mis sa teed? Mina olen siin maal ja olen siin peidus, koroonahaiguste eest peidus ja kasvatan last. Ai, nüüd said uudis tuli välja, suur uudis tuli välja. Selle pärast helistasitegi mulle, jah. Elu on ilus. Mul on 5-kuune laps nüüd ja hakkasime just vanni minema. Kuidas teil löögid välja tulevad? No veel ei ole hakanud õpetama. Koordinatsioon on veel paigast ära, aga see küll hakkab tulema. Hiljaks ei karda jääda, tennis on väga tihe. Ei, kindlasti mitte. Maret, hetkel su tennisekooli tegevused on pausil või seda jagub ka? No mina ise praegu olen pausil, jah. Mul on oma treenerid, kes seal minu eest toimetavad. Et ma olen pigem kaugjuhtimise peale läinud. Kui keeruline hetkel nende uute piirangute valguses teil seda tenniseasja on ajada? No ma arvan, et see kevadel oleme selle juba läbi teinud, et see kõik oli ette oodata, et sellest mul ei tule see üllatusena, et meil on nagu kevadel saime ka hakkama ja keeruline. Eks ikka lapsed tahaksid rohkem trenni teha ja rohkem vabadust, aga ei ole võimalik lihtsalt, et midagi hullu ei ole, ma arvan. Lõppenud aastast, mis sul on top 1 ja top 2 elamus tennisest, nii palju kui sa oled jõudnud jälgida? Oh, issand, top 1 ja top 2. Tead, ma ütlen ausalt, see tuleb nii järsult niisuguse küsimusega, et ma ei tulegi, mul on nii palju muid asju praegu elus, et see tennis on tagaplaanile jäänud. Et ei tule praegu hetkel väga meeldegi. No me saime aru, mis on elus top 1 juba, nii et see on olemas, jah. Seda kindlasti, ja. Aga see ongi ju kogu nagu aja põhimõtteliselt ära võtnud, et ei oskagi. Ma olen muidugi vaadanud küll, et kui nii palju kui üle kanti neid mängu, et olen kaasa elanud väga, aga ma niimoodi praegu hetkesid küll ei oska öelda. Jõudsid sa reedel lugeda Jürgen Zoppi intervjuud? Ei jõudnud, ainult pealkirja lugesin, et ta lõpetab, seda ma lugesin, aga ei jõudnud seda artiklit või seda kogu asja lugeda, et küll ma rahulikult loen. No kui ma Jürgeniga selle intervjuud käisin tegemas, mul tuli kohe meelde sinu lõpetamise pressikonverents. See oli ju grandioosne seal Tondi tenniseväljakutel telgi all ja tiku võileivad, šampused, klaasid, kõik jutud. No, mäletan väga hästi seda, jah. Et see oli väga tore üritus, ilus ja selline südamlik ja emotsioonid ja kõik olid seal ikkagi mängus, et nii minu kui teistel ma saan aru, et ma arvan, et see oli meelde jääb kindlasti. Aga räägi, mis emotsioonid sind valdasid tol hetkel? Mind väga selles mõttes kurb oli ja samas oli nagu mõnes mõttes kivi langes südamelt või ütleme niimoodi, et see otsus on tehtud ja otsus on välja kuulutatud, et väga raske oli seda teha, sest tegelikult kui sinu elu nagu põhiosa on olnud kõik need aastad üks tegevus ja siis äkki nagu ongi reaalselt see, et enam ei ole. Et see on tegelikult päris niisugune raske hetk emotsionaalselt. Et kuigi ma olin juba enne nagu hakanud mõtlema, mis edasi ja mismoodi ja olin nagu mõnes mõttes oma vigastuste pärast saanud sellist rahulikku elu elada mingi periood juba. Kuid siiski see avalikustamine üldsusele, see oli raske ja emotsionaalne.
aga mis sa Jürgenile ütled, kas nüüd läheb elu järjest ilusamaks? Muidugi elus on nii palju muid asju kui see profisport. Ma ei halusta profisporti, aga elus on nii palju muid asju selles mõttes, et mis tegelikult jäävad tegemata, aga siis, kui sa profispordid, et need aastad ka jäid ju väga paljud asjad tegemata. Aga noh, see on valikute küsimus, et aga just, et see profisport ei ole ainuke valik elus ja kui seda ei saa teha, ma saan aru, vigastuste pärast, siis Jürgenil vist oli vigastuste pärast pigem. Et siis see ei ole nagu elu lõpp, et uus reeglid ja väga palju huvitavaid ja ägedaid asju on veel teha elus. Aga Maret, suur aitäh, et sellel jõulueelsel kiirel perioodil, ma ei tea, kui kiired jõulud teie peres on? No pigem sellised vaiksed ikka, ega me väga külla kuskil ei lähe, et hoidume igasugustest kontaktidest ja väikse lapsega ei julge väga käia kuskil. Ei tahaks seda halvimat, et aga kodus on ka mõnus ja panin just kuuske üles täna ja lumi on maas kergelt ja... Sul on lumi maas? Ja kergelt valge on, me oleme siin Tartumaal praegu. Oho. Et siin just on kerge lumekirme ja jõulutuled on majal küll, ikka jõulutunnet on küll. Saada selle lund siia poole ka? Noh, hästi, räägin läbi. Aga aitäh sulle, Maret, ja ilusat kasvamist koos, palju õnne veel kord ja ilusat pühi ja uut aastat sulle. Aitäh, teile samuti. Häid pühi, Maret, tšau! Jaa, tšau! Nägemist! Nägemist! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Ja meie viimaseks külaliseks sellel ilusal jõulusaatel on endine Tenniseliidu peasekretär ja suur rannatennise eestvedaja nüüdseks päevaks ja ka tiitleid erinevaid võitnud nii tavatennises kui rannatennises Ilona Poljakova. Tere õhtust sulle, Ilona! Tere, Gunnar! Ütle võib-olla ise, mis kõige teravam tiitel sul rannatennises on? Maailmameister? Ei, kindlasti mitte. Võib-olla siis, et ikkagi jõudsin siin juba üsna tihedas konkurentsis tänu mõnele väga heale partnerile loomulikult maailma 200 piirimaile ja 3 profiturniiril finaali. Aha, aga unistus on tulla maailmameistriks? Kui siis seeniorid ikka, et ütleme, seame reaalseid eesmärke ikka. Ja no miks mitte, et võib-olla mingi väike võimalus on seal, kas valguses lipsata 4 hulka ja väikse õnnega mina sa tea, et selline unistus on küll, jah. Kas sel aastal sai üldse rannatennist mängida maailmas? Oli siit võimalik kuskilt välja pääseda? Mina ise, ma mõtlen nüüd enne seda koroonat, märtsis sai käidud Riias. Aga siiski ülevailselt, kui see koroonapandeemia hakkas, et siis need turniirid ka lõppesid, nii et ei, rohkem mitte. Ma saan aru, et praegult on lõppenud suur osa tegevusest ka sisehallides, et paarismängude ju hetkel vähemalt 3 nädalat mängida ei saa. Ei saa jah, nii ta on. Kui suur löök see rannatennisel on? Rannatennisel, et 3 nädalat ei ole mingi suur löök. Aga kui see läheb pikemaks? Just, et pigem mul endal kas isiklik kartus on, et ta läheb pikemaks ja venib ja siin mine tea veel, mis välja mõeldakse, ehk on ka mask ja sportimise ajal ja edasi, et on siin teiste maade eeskujusid võtta küll ja veel selliseid natuke hirmuäratavaid, et kui see just nii veniva jääb. Millised eeskujud sa mõtled praegu? No, mis maadest on, et kus peab maski kandma ka sportides, jah. USA-s on see osaliselt, Araabia Ühendemiraatides, no ma pole nii põhjaliku uurimust teinud, aga jah, nii mõneski riigis on juba ka ju nõutakse värskes õhus, kui liigus komaeta seda maski kandmist ja ka sportimisel, jah. No see oleks katastroof igasugusele spordile. Jah, ja igasugusele spordile ja ikka on ju väga kaheldav, kas selline pikaajaline maski kandmine just nii nagu ta veninud nii paljudes maades. Kas ta ikka nii immuunsust tugevdav ja tervist säästav on ja. Aga näed sa rannatennise harrastajana, et natukene pingutati üle selle reegliga, mis praegult ühiselt tehti kõigile spordialadele ja tennist ja rannatennis kõige valusamalt tabas võib-olla? Jah, ta tundub sukere kuidagi nagu paaniline käitumine, et
ei ole ju tippteadlane ammu kui mitte jumal, et kogud infot ei valda, aga tõesti, kui on, ütleme, see näide olemas, et jõusaalides trennid käivad, siis on ja seda peetakse ohutuks, siis jääb täiesti arusaamatuks, kuidas jah, ütleme tenniseväljakul seal 4 inimest siis ohtlikumad on, et mitte kuidagi ei seleta minu võistlus seda lahti. Kui sa mõtled järgmisele aastale, siis mis on see võib-olla tennisealane sündmus või kas või su enda või üldse maailma tennisealased, mis sind paneb ootama seda sündmust? Mis sind elevile ajab järgmise aasta suhtes? No elevile ajab ikkagi see, et lubatakse publikuga võistlusi, see sport ilma publikuta ei ole ju üldsegi see, et et kõik need ka tippmängijad, et nad on eelkõige artistid, esinejad, see on vastastikune energiavahetus, et ütlen, et mitte üks sündmus kui selline, aga siiski, et on võimalus, et on publik, on taas suurturniiridel, teistel turniiridel, eelkõige see. Aga selge, aitäh sulle, Ilona, et sa sellest õhtupoolikust meile mõned minutid pühendasid ja soovime sulle ilusat pühi, ilusat uut aastat ja veel paremaid kordaminekuid järgmiseks. Aitäh, Gunnar, ja sulle samad ilusad soovid. Aitäh, nägemist! Jah, nägemist! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. No nii, selline see väike ringkäik tenniserahva seas, nii palju kui me selle stuudio aja jooksul, mis meil broneeritud oli, jõudsime teha. Ma arvan, et tuli päris ülevaatlik komplekt meie tenniserahva tegemistest. Jah, päris äärest ääreni siin erinevaid inimesi. Sai käidud Soomes, sai käidud Tartumaal. Just. Uudiseid kuuldud, mida võib-olla polekski kuulnud. Just. Aga ma tahtsin selle Ilona viimasest lausest kinni hakata, et kas sa usud, et me näeme publikuga tennist järgmisel aastal suurtel turniiridel ja ka Eestis? Jah, ma ei tea, kas ma usun või mitte, aga ma olen selles mõttes Iljonaga nõus ja saan sellest aru ja igatsen seda ammu, et seda emotsiooni, tõelist kirge emotsiooni väljakutel ei ole, kui seda publikut ei ole ja väga-väga igatsen seda aega tagasi, et see uuesti saaks nii olema. Aga ei tea, praegu on raske öelda jah, mis siin toimuma hakkab. Ka Austraalia Openi uudised on ju siin muutunud viimastel aegadel jälle ja mis toimub ja kus toimub ja millal toimub ja kes osalevad ja nii edasi, et ega siin veel mingit selgust ei ole. No 8. veebruar on see põhiturniiri algus, alustatakse kvalifikatsiooniga, ma sain aru, Dubais, jah. Ja 2 eelturniiri korraga vist toimuvad Melbourne'is, ma sain aru, ja pärast veel nendele, kes esimesest nädalast välja langevad Austraalia Openil, saavad seal veel ühe VTA mängida soovida. Jah, aga taaskord ju publikut on Austraalia Open, et ikkagi tühjade tribüünide ees. Aga vähemalt midagi toimub, me näeme selle telekast. Jaa, no absoluutselt, jah, kui üldse midagi ei toimuks, siis oleks päris suur katastroof, loomulikult. Ma kuulasin ühte rahvusvahelise tennise podcasti, kus arutati, et Roger Federer, kui ta nüüd see aasta peaks tagasi tulema või järgmine, siis ta mängib ju elus esimest korda ilma publikuta. Kuidas ta sellega toime tuleb? Jah, aga mina lugesin juba siin uudist, et Roger Federer ikkagi on vigastuse küüsis ja väga suure küsimärgi all on see Austraalia Openil osanemine. Austraalial ma ei usu, jah. Jah, et siin tundub üleüldse võib väga küsitav olla, kas ta suudab. No arvatakse, et olümpia võib teda motiveerida. Jah, aga ega see lihtne ei ole, et selleks, et hakata uuesti mängima, pead sa ikka päris pikka aega enne saama ennast vormi ajada, trenni teha kõvasti ja kõik nii edasi, et nagu ühe ürituse nimel, jah. Ma väga ise loodan suure Federeri fännina, et see ikkagi veel juhtub. Aga eks üha rohkem ja rohkem see keerulisemaks muutub ta jaoks kindlasti. Aga selge, loeme meiegi selle tennisaasta nüüd lõppenuks. Riho, mingeid soove kuulajatele on sul hingel, südamel, keelel? No, eks praegu ikka oleks ilus soovida kõigile eelkõige, et olge terved, hoidke ennast, hoidke oma lähedasi, pidage nii palju kui võimalik ikkagi reeglitest kinni ja loodame, et me võimalikult ruttu naaseme normaalsusesse ja saame taaskord hakata normaalselt tennist nautima. Ja isegi kui ei naase normaalsusesse väga kiirelt, siis ma arvan, et minu isiklikult tundub küll, et vaikselt inimesed on harjunud sellega, et
me siin neid maske peame kandma ja distantsi hoidma ja sportima natukene teiste reeglitega, et keegi väga pead norgunud küll ei lase. Jah, eks kõik on kohanenud juba, jah. Aga ma tõesti loodan jah, et saab ka see aeg läbi ja hoidkem ennast ja üksteist ja vanemaid inimesi eelkõige ja veedame siis need pühad kuidagi natuke teistmoodi ja vaatame neid YouTube'ist neid vanu häid aegu, kui sai publikuga tennist nauditud. Just, häid pühi kõigile. Häid pühi ja kuulmiseni järgmisel aastal. Nägemist. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink.